Tere! Minu nimi on Kristiina Juhkami, olen täiskasvanute neuroloog regionaalhaiglas ning räägin teile täna epilepsia diagnoosist ja tekkepõhjustest. Üritan anda ülevaate sellest, mis on epileptiline hoog ja mis üldse on epilepsia, millised on epileptiliste hoogude alatüübid ja lühidalt ka epilepsia diagnoosimise põhimõttest ning räägin tekkepõhjustest ja toon ka erinevaid näiteid. Mis on epilepsia? Kõigepealt epileptilise hoo definitsioonist, selle all me mõtleme sellist olukorda, kus närvirakkudes tekib järsk kontrollimatu elektriline laenglemine, mis põhjustab lühiaegse ajutegevuse häirumise. Sellist situatsiooni me saame vallandada igas ajus, kui me ületame teatud kriitilise läve. Ja see lävi saab seda läve võib näiteks ületada vähese unefoonil või liigse alkoholi tarvitamise korral, kui ka raskete haigestumiste korral, millega kaasneb kõrge palavik. Ja epilepsiast kui haigusest me räägime siis, kui ajus on nende epileptiliste hoogude esilekutsumise või vallandumise lävi madal, mistõttu esineb kõrge risk sarnasteks korduvateks epileptilisteks hoogudeks. Epileptilisi hooge saame jaotada 8 alatüübiks, kui me räägime generaliseerunud epileptilistest hoogudest, siis sellel korral, nagu ka siit skeemilt on näha, toimub see kontrollimatu elektriline laenglemine terves ajukoes, terves ajus. Ja kui me räägime fokaalsest epilepsiast, siis selle korral algab see kontrollimatu elektriline laenglemine ühe piirkonna närvirakkudes ja see levib edasi ja see võib levida ka üle kogu aju, ehk võib minna üle ka selliseks generaliseerunud epileptiliseks hoogs. Inimese aju on organiseeritud nii, et iga kindel aju piirkond vastutab mingi kindla funktsiooni eest ja selle tõttu on ka nendel epileptilistel hoogudel erinev kliiniline pilt, esinevad erinevad sümptomid. Näiteks kui me räägime fokaalsetest hoogudest ehk nendest kindla alguspaikmega seotud epileptilistest hoogudest, siis võib esineda, nagu siin skeemidel on toodud, kui need saavad alguse siit kuklasagarast, võivad esineda sellised nägemishalutsinatsioonid, et inimene näeb mingeid asju kas liiga suurte, liiga väikestena. Võib kui see hoog saab alguse meil motoorsest korteksist, siis võivad tekkida tõmblused ühes jäsemes või ühes näopooles ja vastavalt sellele, kuidas see hoog mööda ajukude edasi levib, lisanduvad ka need sümptomid. Nagu ka enne mainitud, et generaliseerunud epileptiliste hoogude puhul on sellest kontrollimatust elektrilisest laenglemisest haaratud terve aju aga ka sellel puhul võib see kliiniline pilt olla natuke erinev, et filmidest on kõige tuntum just siin vasakut kätt olev pilt, kus tekib selline toonilis-klooniline krambihoog, kus inimene kaotab järsku teadvuse, kukub maha, tekib selline keha kangestumine, läheb näost siniseks ja seejärel tekivad kogu keha haaravad tõmblused. Aga generaliseerunud hoog võib ka avalduda teistmoodi, et näiteks lastel esinevad sagedasti absants-tüüpi hood, et selle puhul juhtub sageli nii, et laps jääks nagu ühte punkti vaatama ja ei reageeri, see kestab mõned sekundid ja seejärel jälle ta reageerib, aga ka selle puhul me näeme, et tegelikult terves ajukoes on selline ebatavaline elektriline laenglemine.
Antud slaidil on siis toodud välja epilepsia kui haiguse diagnoosi kriteeriumid. Et epilepsia diagnoosiks on siis vaja vähemalt 2 mitte provotseeritud epileptilist hoogu, mis esinevad üle 24-tunnise vahega või on siis esinenud 1 mitte provotseeritud epileptiline hoog, mille korral on sarnaste epileptiliste hoogude kordumise risk vähemalt 60% järgneva 10 aasta jooksul või täituvad epileptilise sündroomi kriteeriumid. Et mida me mõtleme siis mitte provotseeritud epileptilise hoo all, just sellist hoogu, mille siis puudub selge vallandav tegur, et selle vastandiks on siis provotseeritud hoog. Näiteks kui inimene on haigestunud ajuinfarkti või saanud traumaatilise ajukahjustuse ja just selle haigestumisest siis 1 nädala jooksul esineb tal epileptiline hoog, siis me räägime provotseeritud hoost. Või näiteks kui vereanalüüsidest tuleb välja oluline metaboolne häire, elektrolüütide häire, mis on siis kliiniliselt oluline ja me teame, et mõjutab just ka närvisüsteemi toimimist ja kui see esineb 24 tunni jooksul, siis see epileptiline hoog siis sellest, siis me räägime ka provotseeritud hoost. Aga kui inimene on haigestunud ajuinfarkti ja tal on tekkinud epileptiline hoog 1 nädala möödudes pärast haigestumist, siis me räägime juba mitte provotseeritud epileptilisest hoost ja kui see hoog sobib selle just ajuinfarkti kahjustuskohaga kliiniliselt, siis me saame diagnoosida epilepsiat. Siin slaidil on siis toodud veel natuke täpsemalt sellest epilepsia diagnoosist, et kuidas me siis arstidena läheneme just selle epilepsia diagnoosi täpsustamisele. Et kui patsient on juba täitnud need epilepsia diagnoosi kriteeriumid, et kõigepealt on meie jaoks siis väga oluline just see epileptilise hoo alatüüp või alatüübid, mis tal esinevad, mille järgi me siis jagame selle edasi alarühmadeks, et kas esinevad siis ainult fokaalse algusega ehk siis kindla paikmega seotud epileptilised hood või esinevad kombineeritult nii fokaalsed hood kui ka generaliseerunud epileptilised hood. Siis seal kõrval on meie jaoks väga oluline, millised on kaasuvad haigused, kas on diagnoositud mingeid autoimmuunseid haigusi, kas esineb mingit sorti diagnoositud geneetiline haigus inimesel, kas on lapsena esinenud arenguhäireid, kas esineb mingeid kaasuvaid psühhiaatrilisi häireid, siis on meie jaoks väga oluline just see ka epilepsia tekkepõhjus ehk siis etioloogia ja etioloogiatena just siis neid me selgitame ka täpsustavate uuringute alusel, just siis see aju piltdiagnostika ehk enamasti me teeme siis magnetresonantstomograafia uuringu, MRT uuringu, millega me siis sageli näeme mingeid strukturaalseid kahjustusi seal. Siis teeme ka vereanalüüse, et just uurida nende metaboolsete, immuunsete ja infektsioossete põhjuste osas ja vajadusel, kui meil jääb siis anamneesist ja igast nendest kirjeldustest ja muudest uuringute tulemustest kahtlus, et võiks tegemist olla geneetilise epilepsiaga, siis vajadusel teeme ka geneetilisi uuringuid ja suuname patsiendi geneetikule. Ja kõigest sellest kokku kujuneb siis meil selline täpsem epileptilise sündroomi diagnoos. Et miks siis on oluline selgitada seda epilepsia tekke põhjust ja seda epileptilist sündroomi täpsustada, on just see, et sellisel juhul me oskame patsienti paremini informeerida just edasise osas,
et kui suur tõenäosus on hoogude kordumisel, lisaks see, et millise kuluga see haigus on, kas on oodata, et see epilepsia aja jooksul süveneb, areneb edasi, see tähendab, et lisandub ka muud tüüpi epileptilisi hooge ja muutub siis aja jooksul just sellise tablettravile raskemini alluvaks, milline on just siis selle epilepsia alluvus ravimitele, kas enamasti saab selle epileptiliste just hoogude esinemise kontrolli alla ühe ravimiga või peab kasutama mitut erinevat ravimit ja oskame ka paremini hinnata järglastele edasipärandumise riski ja lisaks oskame siis paremini nõustada ka ravi osas, et kas näiteks oleks näidustatud kirurgiline ravi või et millised ravimpreparaadid võiksid antud juhul paremini sobida. Nii, et epilepsia tekke põhjuseid saame siis laias laastus jagada 6 erinevasse alarühma, et eristame siis strukturaalseid põhjuseid, geneetilisi, infektsioosseid, metaboolseid ehk siis erinevaid ainevahetuslikke põhjuseid, immuunseid, selle all mõtleme siis just erinevaid autoimmuunseid haigusi ja suure osa tegelikult moodustavad ka siis hetkel teadmata just need tekkepõhjused. Ja kõrvalt olevalt diagrammilt on näha, et siis kõige sagedasem epilepsia tekkepõhjus on siis strukturaalne, mis moodustab 37%. Ja sellele tegelikult järgneb siis just see teadmata tekkepõhjusega hulk ning seejärel on 3. kohal geneetilised. Järgnevalt räägiks siis natuke lähemalt just nendest strukturaalsetest epilepsia põhjustest. Et strukturaalse tekkepõhjuse all me siis mõtleme just ajukoe sellist ehituslikku muutust, mis siis põhjustab närvirakkudes korrapäratu elektrilise laenglemise. Ja strukturaalsetest põhjustest kõige sagedasem on siis hipokampuse skleroos, näitan hiljem ka pilti. Siis võivad olla erinevad ajukoe kasvajad, mis sagedasti ei ole üldse sellised nagu pahaloomulised, et need võivad olla beniigsed, aeglaselt kasvavad, kuid sellegipoolest põhjustada epilepsiat. Igasugused vaskulaarsed muutused, näiteks kavernoomid või arteriovenoossed malformatsioonid, siis kuuluvad sinna alla ka ajukoe armistumist põhjustavad põhjused, et nendeks on siis näiteks ajuinfarktid või ka ajutraumad, aga ka tegelikult entsefaliit võib siis põhjustada sellist ajukoe strukturaalset muutust armistumist. Käesoleval slaidil on siis MRT pildid hipokampuse skleroosiga patsiendist. Et on näha, et just see punase noolega näidatud on siis näidatud see parem hipokampus, mis on siis võrreldes vasakpoolsega oma mahult väiksem ja temas esineb ka selline teistmoodi signaali tõus. Ja kui me sellise muutuse leiame, siis ja see sobib meil muu epilepsia kliinikuga ja uuringutega, siis me enamasti oskame öelda või ennustada, et see allub tablettravile halvasti ja sageli need patsiendid vajavad siis mitut erinevat ravimit ja ka tegelikult epilepsia kirurgilist ravi. Võib olla siis ka esineda selline olukord, kus siis esineb mitu strukturaalset põhjust käsikäes, et näiteks siin üleval
MRT piltidel on punase noolega näidatud just see hipokampuse skleroos ja sinise noolega kaasnev kortikaalne dysplaasia, kus siis on ka näha, et esineb selline võrreldes teise aju poolkeraga nendes piirkondades teistmoodi signaali muutused. Ja all on siis toodud magnetpilt kavernoomidest, mis on siis sellised vaskulaarsed muutused ajus ja need on siis enamasti healoomulised, aga kui need verduvad, võivad nad siis põhjustada epileptilisi hooge ja võib ka kujuneda epilepsia. Siin on siis veel 2 näidet aju ja ajukoore sellisest arengulisest häirest, mis siis hakkab põhjustama epilepsiat, et üleval on näha siis nende punaste ja siniste nooltega, et märgistatud piirkonnas, et kui võrrelda just seda 2 ajupoolt, et siis ühel pool on nagu selliseid ajukääre hästi tihedalt ja tundub nagu rohkem kui just teisel pool, et siin all oleval pildil ka punase noolega on näha, et on see nagu väga tihedalt neid ajukääre ja kokku surutult ja teistmoodi, aga siis vastaspool on see ajukude täiesti tavaline. Ja siin allpool on siis hallaine heterotroopia, see on siis ka selline aju arenguhäire, mille puhul siis just need närvirakud, mis siin meil aju vatsakeste ümbruses on näha punase noolega tähistatud, et need oleks siis pidanud liikuma just siia lateraalsele just aju nagu kooreni, aga mingil põhjusel need ei liikunud ja jäid siia ja need hakkavad siis hiljem genereerima selliseid kontrollimatuid just neid elektrilisi laenguid, mis siis vallandavad neid epileptilisi hooge ja kujuneb siis epilepsia. Et kui eelnevatel slaidil olid ikkagi sellised pigem nagu harva esinevad strukturaalsed muutused, siis išeemiline insult on siis üks sagedasemaid närvisüsteemi haigusi ja ka sellega võib siis kaasneda epileptilised hood ja lõpuks kujuneda välja epilepsia. Et siin on siis toodud pildid patsiendist, kes on siis haigestunud just siin išeemilisse insulti ja temal siis kujunes selle išeemilise insuldi sekundaarne verdumine, mis on siin ka piltidel näha, mille foonil siis vallandusid epileptilised hood ja hiljem kujunes tal siis välja ka epilepsia. Siis paar sõna ka geneetilistest põhjustest, et siinkohal on hästi oluline ära mainida, et geneetiline ei tähenda, et see on ilmtingimata järglastele päranduv põhjus. Need geneetilised põhjused võivad siis esineda mitmel tasandil, et võivad esineda kromosoom tasandil kui ka sellisel molekulaarsel tasandil, geenitasandil ja need võivad olla ka omandatud ehk siis nii-öelda de novo mutatsioonid, mis siis tähendab seda, et näiteks kumbki vanematest ei ole selle geenidefekti kandja, kuid pärast viljastumist, kui siis loode hakkab arenema, tekib siis mingisuguse geeni kahjustus, mille tõttu siis hiljem avaldub epilepsia. Ja enamasti on ikkagi epilepsiad polügeensed, ehk siis seal mängivad rolli mitme erineva geeni defektid, mida siis omakorda mõjutavad veel keskkonnategurid. Ja on ka teada siis neid monogeenseid ehk siis nii-öelda ühe geeni defekti poolt põhjustatud haigusi, näiteks siis Dravet sündroom. Nii, et epilepsia immuunsete põhjuste all sai siis eelnevalt mainitud, et sinna kuuluvad siis näiteks autoimmuunsete entsefaliitidega kaasnevad epilepsiad, aga on siis ka kasvajad võivad
põhjustada immuunsüsteemis, vallandada sellise immuunsüsteemi häire, mille korral tekivad kehas autoantikehad, mis siis hakkavad ründama just närvisüsteemi ja kujuneb selline paraneoplastiline neuroloogiline sündroom, mille üks osa võib siis olla epilepsia. Et näiteks üks näide on just see NMDA retseptori vastased antikehad, mis siis sageli kaasnevad munasarja vähiga. Ehk siis kui meil tuleb noor naine, kellel on järsku tekkinud epilepsia ja meil tekib kahtlus just sellisele autoimmuunsele etioloogiale ja teeme täpsustavat immuunsed uuringud ja saame need retseptorid positiivseks, siis me kindlasti peame teda uurima ka munasarja vähi osas ja nende siis epilepsia tüüpide puhul, just immuunsete epilepsia tüüpide puhul on sageli raviks, ei ole siis, ravi ei koosne ainult ravimite, antiepileptiliste ravimite manustamisest, aga ka just immuunsüsteemi mõjutavatest ravimitest, just seda immuunsüsteemi reaktsiooni allasuruvatest ravimitest või siis kasvajate puhul just on väga olulisel kohal kasvajate enda ravi. Tõin ka ühe näite ühest oma patsiendist, kellel sai siis diagnoositud Rasmusseni entsefaliiti. Et Rasmusseni entsefaliit on siis ka selline nagu aju autoimmuunne põletik, mille korral me sellist täpselt nagu ühte põhjustavat antikeha ei leia, ja see allub väga halvasti siis erinevatele antiepileptilistele ravidele ja vajab siis väga varakult immuunsüsteemi just allasuruvat ravi. Ja sellega tihtipeale, kuna ta siis haarab sellist nagu ühte aju poolkera, kaasnevad ka muud neuroloogilised tüsistused, kui me just seda immuunpõletikku võimalikult varakult kontrolli alla ei saa, nagu näiteks siis kujuneb kognitiivne defitsiit või siis ühepoolne jäsemete nõrkus, et siit selle patsiendi MRT piltidelt on ka hästi näha, kuidas siis aastal 2004, et kui me vaatame just seda paremat aju poolkera, siis kui me võrdleme aastal 2004 niimoodi väga suurt erinevust ei ole näha nende kahe aju poolkera vahel, aga siis 16 aastat hiljem on selgelt näha, et üks aju poolkera on palju sellisem rohkem atroofilisem või et seal on just see ajukoe maht vähenenud võrreldes teise poolega ja on ka tekkinud siis sellised koldelised kahjustused. Natuke ka siis epilepsia infektsioossetest põhjustest, et see on just sage epilepsia tekkepõhjus arengumaades ja infektsioosse siis närvisüsteemi infektsiooni korral võivad esineda just need nii-öelda ägedad provotseeritud hood just selle nagu haiguse ägedas faasis, aga ka hiljem võib siis kujuneda välja epilepsia. Ja siis uuringud on näidanud, et näiteks kui on siis närvisüsteemi põletik, entsefaliit ja haiguse selles ägedas faasis esinevad epileptilised hood, siis 20 aasta jooksul on epilepsia kui haiguse kujunemise risk 22%. Et sagedased infektsioossed põhjused on just siis erinevad bakteriaalsed meningiidid või meningoentsefaliidid, et need on siis täpsemalt meningokokk, pneumokokk ja hemofiilus, influenza tüüp B ja nende kõigi vastu on tegelikult võimalik vaktsineerida. Et hemofiilus influenza on siis meil ka riiklikus immuniseerimiskavas ja meningokokki ja pneumokokki vastu on võimalik ennast vaktsineerida. Eriti oluline on see just nendel inimestel, kellel esineb juba varasemast mõni immuunsüsteemi siis allasuruv haigus, kes on siis nii-öelda immuunkomprimeeritud, vastuvõtlikumad erinevatele infektsioonidele, et nendel aitab see vaktsiin siis just ennetada seda bakteriaalsesse
meningiiti või meningoentsefaliiti haigestumist ja selle läbi ka epileptilisi hooge. Ja lisaks võib infektsioossetest põhjuste rääkida ka HIVist, tuberkuloosist, malaariast, toksoplasmoosist, et ka kõik need tegelikult võivad põhjustada siis närvisüsteemi, eelkõige siis just ajukoe kahjustust, mille tõttu siis kujuneb epilepsia. Kokkuvõtteks, et epilepsial on siis mitmeid erinevaid etioloogiaid ning samal ajal saavad omavahel olla seotud mitu etioloogilist alagruppi, et eristame siis strukturaalseid, geneetilisi, infektsioosseid, immuunseid ja metaboolseid põhjuseid. Ja kui me teame seda epilepsia tekkepõhjust, siis oskame paremini patsienti just informeerida selle epilepsia kui haiguse edasise kulu osas, ravivõimaluste osas, kui ka selles osas, et kas esineb risk järglastele pärandumisel. Ja täiskasvanute puhul on siis kõige sagedasemaks epilepsia etioloogiaks ikkagi ajukoe strukturaalne muutus. Aitäh!